Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkond on Eestis tunnustatud loodusteaduste, tehnoloogia ning infotehnoloogia kompetentsikeskus, kus seotakse ühtseks tervikuks teooria, igapäevane praktika, tulevikurakendused ja tehnoloogia. Valdkonna 10 instituudis õpib rohkesti välisüliõpilasi ja õpetab arvukalt maailmatasemel välislektoreid. Õppetöö toimub eriilmelistes õppehoonetes, kus tudengite kasutuses on parimad laborid ja õppeklassid. Tänapäevase sisseseadega õpikeskkond soodustab põhjalike teadmiste ja kogemuste omandamist. 2020. aastal avati Delta Keskus, ülikooli infotehnoloogiline süda. See on Euroopas ainulaadne õppe-, teadus- ja innovatsioonikeskus, mille ülesehitus soodustab erialade vahelist õppe- ja teadustööd ning koostööd ettevõtjatega. 2021. aastal valmis Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi jaoks ümber ehitatud õppehoone, mis hakkab kandma nime Ekoloogikum ja kus on rohkesti rohelise bioloogiaalaseks teadus- ja õppetööks vajalikku. Peale auditooriumide ka laborid, külmruumid, suleliste aviaarium, kasvuhoone, väliterass ja ka näiteks hoonet kattev taimesein. Maarjavälja linnaku 3 õppe- ja teadushoonet, füüsikum, keemikum ja tehnoloogiainstituut on plaan lähiaastail ühte lõimida. Maarjavälja praegusele suurele heinamaale tulevad projekti järgi uuenduslike rohelahenduste katseala, õppeväljad ja tervisliku õuepuhkuse rajatised. Valdkonna üks erilisemaid õppehooneid on kindlasti Tõraveres paiknev Tartu Observatoorium koos teleskooptornidega. Otse keset loodust asub Eesti Kosmosekeskus, kus valmivad tudengisatelliidid.